Hei hopsti, kes on minu videosid ja podcast'e vaadanud, need teavad, et kui telefon laeb, siis kiirgab telefon väga tugevat madalsageduslikku elektrivälja ja seetõttu ei ole mõistlik telefoni käes üldse hoidagi, kui telefon laeb. Telefon panna siia peale. Ja kui telefon laadima paneme, siis juba seesama laadimisjuhe kiirgab väga tugevalt ja kogu telefon. Siin ei ole vahet, kas on nuputelefon või nutitelefon. Näitan ühte võimalust, mis on teha, panna selline laadija ja näiteks kas asendada pistikupesaga või teha auke juurde. See laadija teeb samuti madalsageduslikku elektrivälja, tugevat elektrivälja. Et näitan siin ka siis. Ja kui panna siia laadija, siis on sama olukord. Et on väga tugev elektriväli. Siin on lahendus ära olemas, see tuleb lahti võtta, natuke seadistada, tinutada ja pärast mõõdame uuesti, kui laeb. Elektriseadmete seadistamist võiks ja peaks tegema oma ala spetsialist, sest elekter ei ole mänguasi. Teen siis sedasi, et siia 3 auku ja paneb teist tüüpi pesad ja raami. See ei ole muidugi selle sarja originaal, nii et tuleb veidi sättida. Kasutan ka tulekindlaid varjastatud doose. Sain töödega ühele poole ja katsetame järgi laadimist. Paneme kõigepealt tavalise laadija. Ja kuulame kohe sellise aparaadiga seda elektrimüra, see ei ole mõõtja. Paneme nüüd seadistatud laadijasse. Telefon laeb. Kuulame ka seda müra, mis ennem oli väga tugev. Ei ole. Et see on siis üks võimalus ka veel laadimise jaoks. Iga väike samm lähemale, et kodune keskkond oleks puhas, kuid igat katsetust ja või varjastusetappi peab ka pidevalt mõõtma ja monitoorima, et veenduda positiivses tulemuses.